Hei, mina olen Taavi ja sa kuulad või vaatad Raharaadiot. Ja täna selline üks lühike teema, mis on paraku korduvalt ette tulnud, aastate jooksul ikka kipub üles ja üles uuesti kerkima, on see, et mis vahe on aktsiatesse või siis Bitcoini investeerimisel. Ja miks see teema üles kerkib, on see, et keegi kirjutab jälle kuskil ja ütleb, et Bitcoini investeerimine on sama nagu aktsiatesse, et kui sa piisavalt kaua ootad, siis saad kasumisse. Mis iseenesest tundub ju nagu mõistlik mõte, et kui vaadata ajalugu, siis siiani on hind justkui tõusnud kogu aeg, mõnikord on mingi paar aastat pidanud ootama, aga siis on jälle vähemalt korraks uus tipp tulnud ja nii edasi. Aga kus see mõte tuleb tegelikult, on sellest, et aktsiate puhul räägitakse umbes sarnast juttu, eks. Et kui sa piisavalt ka ootad ja seal põhjas maha ei müü, siis sa ei jää kahjumisse, vaid saad plussi. Et aru saada, miks aktsiate puhul sellest räägitakse, peab vaatama natukene rohkem sinna sisse. Esiteks, kui me räägime üksikutest aktsiatest, siis üks konkreetne aktsia ei pea jõudma kuhugi üles tagasi. Ehk sul on võimalik osta aktsiat ja sellega raha kaotada ja see ettevõte võib isegi pankrotti minna, eks. Et ostad ühte aktsiat tipust ja sa võid 50 aastat olla miinuses või sa võid igavesti olla miinuses. Et see ei kehti üksikaktsiate puhul. Samamoodi ei kehti see mingite üksikute turgude puhul näiteks või ei pruugi vähemalt kehtida. Et Jaapan on siin osas selline hoiatav näide, kus 1980 lõpp oli see, vist oli 80 lõpp, kus suur buum sai läbi ja börsid lendasid õhku. Ja tänaseks ei ole need siiamaani taastunud. Ehk siis viimased 30 aastat ja sa oled endiselt kahjumis. Sa ostsid sealt tipust ja sa võid oodata, kui palju sa tahad. Sa tõenäoliselt ei saa nii pea plussi tagasi ega nulli. Et selles osas see väide ei kehti alati. Küll aga, kui me vaatame sellist laiema põhjalist indeksit, kus on kogu maailm sees või siis mingi mööndustega võib öelda, et see S&P 500 ehk USA 500 suurimat ettevõtet, et see indeks on ka mingis mõttes sarnane, sest et seal on hästi palju selliseid rahvusvahelisi ettevõtteid ja seal eks see aastast aastasse kõigub, aga umbes selline 40% nende ettevõtete käibest tuleb väljaspoolt Ameerikat ehk väljaspoolt USA-t ja selles mõttes üsna globaalne indeks ikkagi, sest need ettevõtted ise on globaalsed. Et seal kehtib samamoodi. Et kui sa piisavalt kaua ootad, siis ettevõtete hind on kasvanud. Ja põhjus on väga lihtne. Esiteks, üks oluline tegur on kindlasti inflatsioon, eks, et raha väärtus langeb ja siis tänu sellele numbriliselt kasvavad ka ettevõtete hinnad, aga see ei anna sulle mingit positiivset tootlust, eks, tegelikult. Et sa saad selle sama raha eest põhimõtteliselt sama palju osta, mis sest, et number on kasvanud. Aga kasv tekib peamiselt sellest, et ettevõtetes on töötajad, kes teevad tööd, toodavad midagi, ettevõte investeerib mingisse tehnoloogia arengusse, tõstab produktiivsust, ehk suudavad samade ressurssidega rohkem toota või siis efektiivsemalt toota ja vähem kulutada sama asja tootmise peale või arendada mingit uue tehnoloogia arendusega üldse välja tulla ja nii edasi. Ehk siis ettevõtted kasvavad, ettevõtete kasumid kasvavad ja sellepärast see sama aktsia, mille sa ostsid, on väärt rohkem, sest et ettevõte seal sees on kasvanud. Kõige lihtsam võib-olla oleks mõelda nii, et kui me mõtleme mingit kinnisvarafondi näiteks, et sa investeerid mingisse kinnisvarafondi, kus sees on näiteks üks korter. Aastate jooksul nüüd ostab see fond endale korterid järjest juurde, lõpuks on neil 100 korterit ja põhimõtteliselt sinul on endiselt sama suur osalus, aga selle asemel, et see osalus annaks sulle mingi jupi ühest korterist, see annab nüüd jupi 100 korterist. Ehk 100 korterit on tunduvalt rohkem väärt, kui see üks korter oli, eks. Et see väärtus seal sees on kasvanud, sest et ettevõte tegutseb ja kasvatab seda aktiivselt. Või siis maksab mingit dividende sulle.
mis tähendab, et sa saad tootlust selle pealt. Et see on see koht, kus ettevõtetega raha tuleb. Kui me räägime nüüd Bitcoinist, siis Bitcoini sees ei toimu mingit dividendide maksmist, mingit käivet ei ole seal, mis raha sisse tooks. Keegi ei müü seal mingit tooteid, keegi ei arenda seal midagi, seal ei ole mingit töötajaid, kes teeniks sellele ettevõttele raha, nii edasi. Ehk seal sees ei toimu mitte midagi. Et selles mõttes see kullaga võrdlus on üsna asjakohane, et kullaga ei toimu ka mitte midagi. Sul on lihtsalt üks väike käntsakas kulda kuskil, mingi metall, mis lihtsalt seisab. Ja ainus asi, mis seda hinda mõjutab, on see, et keegi on nõus selle eest rohkem maksma või siis ollakse nõus vähem maksma. Ehk põhimõtteliselt sõltub see hind pakkumise nõudluse tasakaalust. Ja nüüd väita, et tulevikus on kohe kindlasti nõudlus kõrgem, mis iganes põhjusel, tavaliselt põhjust isegi ei tooda, et siin nagu päris niimoodi ei saa. Et see nõudlus võib olla kõrgem, aga see võib olla madalam. Et siin ei ole mingit sellist reaalset seesmist põhjust, miks see peaks tõusma. Siin on igasugu teooriaid ja mõtteid ja nii edasi, et miks ta peaks tõusma, eks, aga see ei ole selline, siin ei ole nagu ajaloolist põhjendust taga, miks ta reaalselt nagu peaks väärtus kasvama sellel, sest et seal sees ei toimu mingit kasvu. See on üsna suur oluline erinevus. Tõsi, et kui me räägime Bitcoinist, siis on see nii, aga on ka natuke teistsuguseid krüptorahasid, ehk siis kui minna natukene nüanssidesse ja asja segasemaks ajada, siis siinkohal vabandan, et ma terminitega võin panna natuke puusse, eestikeelse terminid ma ei tea, nii et ma ei hakka isegi üritama, aga proovin kuidagi siis nii tõlkida, et oleks mingil määral arusaadav. Aga põhimõtteliselt võiks jaotada kõik krüptorahad nii-öelda 3 liigiks, ehk 3 sellist kategooriat. Et on olemas sellised mündid või krüptorahad, siis võiks öelda otseses mõttes, mille eesmärk ongi siis olla justkui nagu raha. Reeglina küll mitte päris selline igapäevane raha, et päris kohvikust sellega reeglina ei maksa, aga mingeid tehinguid nagu kannataks teha. Et kõige lähem võrdlus võiks olla, et vähemalt Bitcoini näitel, et Bitcoin on rohkem selline arveraamatupõhine raha, mida on minevikus ka olnud, et see klassikaline võrdlus on see rai kivi, mis oli kuskil, ma isegi ei mäleta, mis mingi saare peal ühesõnaga kasutati sellised hästi suured ümmargused kivid, mille sees oli auk, selline nagu ratas põhimõtteliselt, ja keskel oli siis suur auk. Ja need kivid olid hästi suured tihtipeale, nii suured, et keegi neid ei liigutanud üldse, aga seal siis peeti nii-öelda arvet, et kellele mingi kivi kuulub ja kellele see enne kuulnud on nii edasi, et põhimõtteliselt oli sarnane arvepidamine, nagu see Bitcoinis see ploki ahelas toimub. Ja neid siis kasutati sellistel suuremate sündmuste puhul, ehk siis kuskil pulmade puhul või mingid sellised olulisemad ühiskondlikud sotsiaalsed sündmused, kus siis anti üle see kivi teisele inimesele. Et sellega samuti reeglina iga päev ostes üksid asju ei tehtud. Et see oli pigem selline üksikute tehingute jaoks. Et see blockchain või mündid siis suuresti on sarnase loogikaga raha justkui. Eks seal on natuke teistsuguseid münte ka ja nii edasi, aga ühesõnaga münt on see üks liik. Siis on olemas selline asi nagu utility token, mis ma võib-olla kõige lihtsam võrdlus oleks öelda, et see on nagu selline boonuspunktid mingi ettevõtte juures või selline kliendi konto raha justkui, et sa saad, et selle mündi omamine annab sulle õiguse kasutada selle konkreetse ettevõtte või sellise blockchaini siis looja või mis iganes, et see blockchain ei pruugi olla ettevõtte poolt loodud, eks, et see võib olla mingi detsentraliseeritud asi igati juures. Et ühesõnaga see annab õiguse selle blockchaini peal mingeid teenuseid või asju nagu kasutada, mida see blockchain siis võimaldab. Et olgu selleks siis ma üritan head näidet mõelda, aga praegu ei tule pähe. Aga põhimõtteliselt saad siis mingeid, võib-olla valuuta kauplemine või erinevate krüptorahadega kauplemise teenustasusid saad maksta näiteks mingi asja eest võib-olla. Et seal on hästi palju igasugu mingeid huvitavaid asju, mida nad üritavad teha. Ma
kahjuks ei suuda hetkel mõelda ühtegi välja, mis reaalselt nii hästi toimiks, et seda heaks näiteks tuua. Aga kindlasti seal midagi juba on tänaseks, et kus saab kasutada. Ethereumis saab samamoodi, aga ma kahjuks ei suuda praegu ühtegi head Ethereumi näidet tuua, kus seda Ethereumit siis kasutatakse sellise mõtte jaoks. Et ühesõnaga see on see teist liiki siis münt siis või selline security token, mitte security, utility token. Ja see nii see münt kui ka see utility token ei anna sulle mingit osalust, eks? Et see ei anna sulle, ta ei anna sulle mingis ettevõttes osalust nagu aktsia. Kui aktsia tähendab, et sa oled mingi protsendi omanik sellest ettevõttest, siis see sama utility token või see münt nagu Bitcoin tähendab lihtsalt, et sul on mingi asi. Sul on mingi asi, mida sa saad mingiks asjast kasutada. Et see on kõik. Nagu see kõige lihtsam võrdlus võib-olla oleks, et sul on ühel juhul on sul üks aktsia Apple'i ettevõttest, ehk siis kui Apple toodab iPhone'e ja toodab neid rohkem ja müüb rohkem, siis sina omad väärtuslikumat ettevõtet ja sinu see aktsia väärtus tõuseb. Ja teisel juhul on sul iPhone, ehk siis see, kui Apple'i läheb hästi, ei tähenda, et sinul see iPhone'i väärtus peaks kasvama. Et need ei ole nagu omavahel seoses. iPhone'i sa võid kallimalt saada maha müüa kellelegi, aga võib kui juhtuda, et sa pead selle kellelegi odavamalt maha müüma. Et need on täiesti erinevad asjad. Ja lisaks on siis olemas selline asi nagu security token, mis siis on üldiselt siis mingil kujul justkui tagatud mingi teise varaga ja see vara võib siis olla ka siis mingi samamoodi mingi kuld või mingi, ma ei tea, mis iganes mõni selline asi, mis reaalselt ei tooda mingit lisaväärtust, aga see võib ka olla justkui osalus ettevõttes. Et ma ei ole kursis, kas mõni krüptoraha on ka reaalselt nii-öelda juriidiliselt samamoodi vettpidav nagu aktsia puhul, et kui sa ostad aktsia, siis sa oled reaalselt ka osanik. Aga ühesõnaga idee vähemalt seal taga on see, et mingid need krüptorahad, ehk security tokenid on sellised, et need annavad sulle kas siis osaluse või siis omandi õiguse mingile varale. Et jah, aga see, et kas sul õnnestub nagu kohtu kaudu ka seda omandi õigust nii-öelda välja nõuda, kui sul ei taheta anda, seda ma ei tea. Et see ilmselt paljudel juhtudel on see nii-öelda kaheldava väärtusega, aga mõnel juhul võib-olla siis ka reaalse väärtusega. Aga ühesõnaga see mõte on, et teoreetiliselt on olemas mingi osa security tokeneid, mis annavad sulle osaluse sarnaselt nagu aktsia. Et sellisel juhul võiks öelda, et mingil määral on tegemist sarnase investeerimisega nagu aktsiasse investeerimisega, aga siis me räägime jällegi sellisest üksikettevõttesse investeerimisest, et mis võib tõusta, aga võib ka langeda, kui ettevõttel halvasti läheb. Kui see eelnev jaotus tundus kuidagi liiga lihtne ja selge, siis lisaks on olemas tegelikult sellised asjad nagu NFT-d, mis on siis non-fungible token. Jällegi tõlkima ei hakka, aga sisu tähendab siis seda, et need kõik tokenid on mingis mõttes erinevad. Et sa ei saa võtta ühte tokenit või teist tokenit ja vahet pole, millise sa võtad, vaid iga tokeniga kaasneb midagi spetsiifilist, mida teisel tokenil ei ole. Et tüüpiline näide on see, et mingi kunstnik või keegi paneb mingi pildi sellega kaasa. Et selle tokeni küljes on mingi digitaalne pilt, siis, mis on unikaalne justkui. Aga minust huvitavam näide on näiteks üks selline variant, kus iga selle tokeniga on kaasas sul mingi kass ja igal kassil on mingid omad spetsiifilised omadused ja siis kui sul on vist kahtlustan, sul peab vist olema vastassoost kass ja siis sa saad need kassid omavahel paarituma panna ja siis nad toodavad uusi kasse sulle et sa saad uusi kasse niimoodi teha ja nende kassidega saab siis mingis mängus seal midagi teha, ma ei tea, kas saab teiste mängijate vastu, kas nad kuidagi võitlevad või mingi võistlus seal on igal juhul teiste mängijate vastu. Ja see nüüd paneb nagu, teeb asja hästi kirjuks, sest et kui sa hakkad mõtlema, et millisesse kategooriasse selline münt nüüd minna võiks, siis jah, et esiteks ta justkui on nagu utility token, ehk seda saab kasutada, et selle võrgu, selleks, et selles nii-öelda paaritumisprotsessis osaleda, peab sul olema neid tokeneid
ja need tokenid võimaldavad seda teha. Ja selleks, et seal mängu mängida, peab sul olema need tokenid, ehk sa saad nende tokenitega mängida seda mängu. Et ta mingis mõttes täidab siis sellist utility rolli. Teisest küljest on ta ka justkui security token, eks, et selle taga on mingi vara. Noh, iseasi, kas see kass nüüd juriidiliselt saab varaks nimetada, aga mingis mõttes ta võiks ju minna sarnasesse kategooriasse nagu mingid kunst või muud kollektsiooni esemed. Et midagi sarnast justkui on. Ja arvestades, et viimati, kui ma selle kohta infot kuskil nägin, siis odavamad kassid olid seal mingi $400-500. Nii et ma ütleks, et päris nagu päris korralik vara iseenesest. Ja teisest küljest ta on ka selline vara, mis justkui toodab sulle mingit lisavara ehk tootlust, sest et kui sa saad neid uusi kasse toota ja need ka midagi väärt on, siis põhimõtteliselt nagu maksaks sulle justkui dividende või midagi sellisteks. Et ta justkui on selline väga segane asi, et seda ei saa nagu mingisse konkreetsesse kategooriasse paigutada. Et selles osas see krüptomaailm on päris kirju ja ime pole siis, et regulatsioonid sinna järgi ei jõua ja sageli kui hakkavad jõudma, siis väga selliste üle kivide ja kändude ja mingite imelike loogikatega. Et see on niisugune, et laias laastus ikkagi, kui võrrelda aktsiatesse investeerimist ja krüptosse investeerimist, siis need ei ole võrreldavad. Et need tegevused on üsna erinevad. Plus muidugi, nagu ma olen varem öelnud, siis minu hinnangul täna ei saa rääkida krüpto puhul investeerimisest, sest et enamus neist ei ole need sellised mingi reaalse varaga tagatud, millesse saaks reaalselt investeerida, vaid see ongi pigem spekuleerimine, et sa üritad hinnata, kas hind tulevikus tõuseb, kas inimesed on valmis sulle tulevikus rohkem maksma või mitte. Ja senikaua, kuni seda ei saa nii-öelda järjepidevalt hinnata, nii et sellel oleks ka reaalne mingi fundamentaalne põhjus, mille põhjusel või mille alusel sa seda hinnangut annad, senikaua ma ütlen, et see pigem on spekuleerimine. Ja sealt võib päris hästi minna, aga sealt võib ka päris halvasti minna. Lihtsalt ei maksa neid mitut valdkonda sassi ajada, eks. Et ma olen korduvalt näinud, kuidas seda aktsiate ideed tuuakse siia, et oota ja siis tõuseb, et sa ei saa raha kaotada põhimõtteliselt. Või siis räägitakse ostuhinna keskmistamisest, või siis räägitakse, et hajuta mitme erineva krüptoraha vahel ja nii edasi. Et need kõik on krüpto puhul minu arust üsna jaburad soovitused. Hajutamine veel mingil määral on mõistlik, eks, et kui sa kõik ühte paned, siis tõenäoliselt sa raha ära kaotada on päris suur. Kui sa natukene valesti teed või sul ebaõnne on. Aga kui sa hajutad 10 väga halva krüpto vahel, siis pole sellest mingit kasu, siis sa lihtsalt kaotad 10 krüptorahaga või suurendad oma riski. Ja teisest küljest, et kui sa hajutad 10 krüptoraha vahel, mis kõik liiguvad täpselt sama moodi, et nii kui Bitcoin tõuseb, siis need tõusevad ja kui Bitcoin langeb, siis need langevad, siis hajutamine siin väga palju ei aita. Et ühesõnaga tasub nagu sellest investeerimise tõest või põhitõest aru saada, enne kui seda hakata mingisse teise valdkonda tõmbama ja nii, et sisu nagu kaob ära. Et päris niimoodi nagu ei saa ühest asjast teise tuua. Aga loodan, et leidsid mingid mõtteainet ja kui sa tahad millegile vastu vaielda või millegagi nõustuda, siis anna julgelt teada, et pane siia alla mõni kommentaar, ükskõik, kas sa vaatad siis seda YouTube'ist või Facebookist või kuskilt mujalt, et anna teada, mis mõtteid see sinust tekitas ja võib-olla sa isegi tead neid eestikeelseid termineid, et mis utility token ja security token eesti keeles on, nii et hari siis mind ka. Tänaseks kõik, tšau!